Nii, tere tulemast tagasi ja meie konverents, mis üritab leida siis vastuseid teemale, et kus me täna majandusega oleme ja kuhu liigume, läheb edasi ja meie järgmine esineja üritab leida vastuseid küsimustele, mis majanduses hakkab juhtuma. Siis ta üritab leida vastuseid küsimustele, et miks juba ei ole juhtunud. Ja üsna tihti visatakse selle ameti üle ka nalja, et kui midagi on juba juhtunud, siis põhjendustes räägitakse ka sellest, et miks nii ei juhtunud, nagu prognoositi. Aga üsna tihti on just läinud nii, nagu prognoositi ja nagu on arvatud, ja üsna tihti selle ameti esindajad on väga skeptilised majanduse väljavaadete osas, sellepärast et nad peavadki häirekella lööma ja ütlema, et kus meil on probleemid, kus on meie võimalused ja mida me oleme kasutanud, mida me ei ole kasutanud. Mul on hea meel kutsuda siia lavale majandusanalüütiku Ruta Arumäe. Tere! Mul on hea meel, et 2 eelmist esinejat on mõlemad rääkinud Excelist. Vahepeal oli selline periood, kus ma läksin ükskõik kuhu ja mingisugune Exceli nali alati tuli vastu. Läksin suvalisele koolitusele, mis kõrnalt kasutas ka Excelit ja loomulikult oli see ka Exceli nali. Et tundub, et see Excel ikkagi jälitab mind. Ma ise muuseas armastan Excelit, see on mu üks lemmik tööriist, mida ma iga asja jaoks kasutan. Ma olen üks suuremaid arvutamisfanatte, keda ma üldse tean. Ma arvutan kõike, ma arvutan isegi mulle. Ja selles mõttes on hea, ma jagan teile ka neid arvutusi. Et kui ma olen seda diskussiooni jälginud, seda mullide või üldiselt ka majanduspoliitilist diskussiooni, siis mulle tundub, et Excelit võiks natuke rohkem kasutada, et asju tegelikult võiks rohkem arvutada, kui lihtsalt arvata. Ma ise teen seda kogu aeg. Ma viimased paar nädalat veetsin aega puhates. Et võib-olla ei ole nii sellist ei jälgi kogu ohumärke võib-olla, et on natuke rohkem relaxed. Et ma tulin tagasi tegelikult alles üleeile ja ma käisin sellisel kaunil puhkusesaarel nagu Sri Lanka. Ma veetsin hästi aega, surfasin, sõitsin ringi mööda lõunarannikut. Oli selline väga relaxed environment oli. Tulin tagasi üleeile Eestisse ja juba järgmisel päeval loen mina Postimehest uudist. Sri Lankal väga ärev olukord, reisihoiatus, ärge sinna minge, väga ärev olukord. Et ma just äsja tulin sealt üleeile ja mul oli nagu elu kõige chillim, relaxim puhkus, mis mul üldse olla sai. Ja see pani mind mõtlema, et kui ma ei oleks käinud seal äsja ja ainult oleksin seda uudist, siis mul jääks mulje, et Sri Lanka on üks nagu äraarvamata ohtlik paik, et kuhu ei maksaks üldse minna ja ilmselt ma ei oleks kaalunud järgmised 10 aastat sinna minekut, kui üldse. Sest tundus niivõrd ohtlik olevat. Siis mul tekkis mõte, et huvitav, et kas mina elasin seal mullis või siis toimus see teine asi, see action kusagil see saare peal, oli see äkki mull. Et kõik on, eks ole, suhteline küsimus, kus kohast vaadata. Täitsa võimalik, et mina elasin oma väikses toredas puhkuse mullis, aga ümberringi tundus, et inimesed ka nagu elu nautivad. Et kui ma seda mulli teemat olen lugenud ajakirjanduses, siis mul tihtipeale on täpselt see sama tunne, et ajakirjanduses kirjutatakse väga tihti mullidest, erinevatest mullidest. Majanduse mullist, kinnisvara mullist, Bitcoini mullist ja seda tuleb nagu niivõrd tihedalt ja ma olen ennast tabanud päris tihti mõtlemas selle peale, et uurin ja vaatan, et kus see mull siis on. Arvutan nii ja teistpidi ja mida ma ei näe on mull. No tõepoolest, mõne koha peal võib-olla see mull natukene on ka, aga üldises plaanis on nagu enama seda kohta pealt, mida ma olen nagu lugenud ajakirjanduses, siis ma ise ei ole seda mulli väga tihti näinud. Ja sellepärast
kuna seda nii palju kirjutatakse ajakirjanduses, siis ma mõtlesin, et ma vaatan siis internetist, et mida siis mõeldakse selle mulli all. Et millest inimesed siis räägivad, et kui räägib kogu aeg mullist, et mis asi see on, millest nad räägivad. Guugeldasin, mis on majandusmull. Sain päris huvitavaid vastuseid selle guugeldamise koha pealt. Et üks vastus oli selline väga usaldusväärne allikas nagu Wikipedia. Ja Wikipedia andis siis sellise definitsiooni. Majandusmull tekib, kui inimesed kaotavad põhjusliku ja konservatiivse mõtlemise ning satuvad lootusetuse ja ahnuse küüsi. Selline väga huvitav definitsioon. Ma leidsin, et see oli piisavalt naljakas, et seda siia teile tuua. Ja see on levinud päris mitmesse kohtadesse, sest ega ma väga palju rohkem vastajaid sellele majandusmullile ei saanudki sealt internetist. Siis ma mõtlesin, et ega ma ei ole siin vaid selleks, et nalja teha teiste üle, et ma tegelikult olen alati pakkunud ka omapoolseid lahendusi välja. Alati ma püüan ikkagi midagi konservatiivselt ka öelda. Lisaks sellele, et ma kunagi vahepeal nalja teen. Et pakun välja siis endapoolse definitsiooni majandusmullile, mis asi on mull. Et minu definitsioon mullile oleks see, et mull on siis, kui mingisugused hinnad lähevad suhteliselt paigast ära, suhteliselt teiste hindade suhtes või suhtes kogu majanduse suhtes või üldises plaanis nagu hälbivad siis sellest nii-öelda oma põhjendatud tasemest, võib siis nii öelda. Et ma peaksin selle definitsiooni võib-olla üles riputama nii internetti, te arvate. Et kui ma vaatan seda, et kas siis on see mull tekkinud, siis me võime ühelt poolt vaadata näiteks sellist näitajat nagu reaalne SKP, mida me oleme siin ka juba eelnevates ettekannetes paar korda näinud. Et see on seesama slaid, kus on reaalne SKP nüüd siis nii pikk aegrida, kui meil seda olemas on. Ja kui me püüame mõelda, et kust kohast maalt siis mull on ja kust maalt ei ole mull, kust maalt on põhjendatud see tõus ja kust maalt ei ole põhjendatud, siis ega see ei olegi väga lihtne ülesanne tihtipeale tõepoolest seda tuvastada. Ja üheks viisiks oleks see, et me tõmbame siis lihtsalt läbi sellise trendijoone kogu sellest aegreast ja ütleme siis, et sellised arvestuslikult sealt trendist ülesse poole on siis võib-olla selline mullisugemetega nähtus ja kui see eriti kaugele sellest trendist kaldub, et siis ilmselt on põhjust selle trendijoonele mingi hetk tagasi korrigeerida, et siis võib lugeda justkui võib-olla mulliks. Ja praegu me seda pikaajalist trendijoont vaatame, siis praegune selline majanduskasv on seal kenasti trendijoone peal, ehk siis mingisugust vähimatki mulli ilmingut mina seal praegult ei näe. Ja kui me nagu püüame defineerida, et mis on siis mull või mis on majandusedu, siis majanduseduks ma loeksin tegelikult seda trendijoone kasvu nurka nii-öelda. Et kui palju siis me pikaajaliselt suudame majanduses kasvada. Et see võib olla laugem ja võib olla siis kiirem tõusunurk ja erinevates riikides on see väga erinev. Et ei ole nagu sellist ühtset seadust, et osad majanduses peavad nagu nii kiiresti kasvama ja teised naapidi. Ja loomulikult see ajas muutub, see tõusunurk. Võib olla perioode, kus pikaajaline kasvumäär on kiirem ja perioode, kus see üldse mitte ei kasva, et see trendijoont me ei pea tegelikult tõmbama sirgelt, me võime ka muid meetodeid kasutada, et kus me nagu võtame arvesse selle lühema perioodi iseärasusi, et seal see tõusunurk ei ole võib-olla nii kiire ja kui me võtame see keskmise osa sellest graafikust, siis tegelikult võib näha, et seal see pikaajaline kasv enam ei olnud nii kiire. Aga kui me terve aegreha võtame, siis põhimõtteliselt ikkagi majandused kipuvad ajas kasvama ja see, kui kiiresti see pikaajaline kasvumäär mingis majanduses, kui kiiresti see kasvab, et see tegelikult ongi, mina loeksin seda majanduseduks. Ehk siis, kui palju me oleme suutnud teha neid tarku investeeringuid selleks, et me pikaajaliselt kasvaksime. Et me ei hälbiks sellest nagu lihtsalt lühiajaliselt kõrvale, ehk siis ei tekiks mull. Ja see pikaajaline kasvutrend tegelikult ei ole mitte midagi muud kui täpselt need samad asjad, millest me kuulsime juba tegelikult meie eelkõnelejate käest. Kõik need samad teadus-, arendusinvesteeringud, inimkapitalid, see, et me mitte ei investeeri raha ainult koolimajadesse, vaid ka sellesse inimestesse, kes seal õpetavad, mis kvaliteediga nad õpetavad, mida me õpetame. Kõik see ongi see pikaajalise kasvupotentsiaali investeeringud. Et kas me teeme selliseid investeeringuid või me ei tee, kas me investeeringud on läinud õigesse kohta. See on sama jutt, mida me tegelikult oleme täna juba kuulnud. Siis
jätkates sellest, et mullid on suhteliste hindade jätkusuutmatud arengud, et millised näiteks on siis, mille vastu võiks võrrelda ja mõelda, siis, et kas on mull tekkinud või ei ole mull tekkinud. Et üks võimalik viis on, et vaadata siis sektorit, et kas mõnes sektoris on see hinnatase läinud liigselt võrreldes teiste sektoritega käest ära. No seda mulli me nägime siin eelmise selle mulli ajal, kus siis kinnisvarahinnad, eks ole, läksid suhteliselt käest ära, kasvasid palju kiiremini kui kõik võimalikud muud hinnad majanduses, kõik võimalikud palgad ja muud näitajad. Et siis oli selge, et see on mull. Aga niikaua, kuni suhtelised hinnad kasvavad majandusega kooskõlas, siis selle majanduse suhtes vähemasti mulli ei ole. Siis kui mõne sektori on kiirem palgakasv kui ülejäänud majanduses. No seesama juhtus eelmise mulli ajal samamoodi, et oli ehitussektoris niivõrd palju puudus inimesi, et seal palgad nii kiiresti kasvasid, et see tekitas probleeme ülejäänud majandusele. Et kui selline asi kordub kusagil sektoris, siis on see üks selliseks ohumärgiks, kus võib mull tekkida. Et see ei pea olema tingimata ainult ehitussektor, kus selline palgakasv võib kiire olla. Praegusel hetkel on pigem selleks kohaks IT-sektor, kus palgad väga kiiresti kasvavad. Noh, võib-olla see ei ole nagu see sektor, mis ülejäänud majandusest nagu kuivale tõmbab sellest tööjõust, sest seal on ikkagi spetsiifilist oskusteavet vaja, aga noh, see on ikkagi üks võimalik jällegi allikas. Siis näiteks kinnisvarahinnad, et kui mõelda, kas on mull või ei ole, siis üks võimalik suhteline hinnad vaadata, et kuivõrd palju on see suhtes palkadega kasvanud. Ja siis kõige laiemal tasandil, et kui majanduses sees nagu on kõik paigas, et kuidas majandus tervikuna siis ülejäänud maailma suhtes sobib. Et kui Eesti hinnatase läheb liiga kiiresti ja palju kallimaks kui ülejäänud maailm, siis ilmselgelt me kaotame oma konkurentsivõimes. Ehk siis hinnataseme kiirenemine peab olema õigustatud. Ja õigustatud on hinnataseme kiirenemine ainult siis, kui see käib kaasas koos selle alusega ehk siis tootlikkuse tõusuga. Ehk siis on, mille eest rohkem raha küsida. Ja kuidas mullid tavaliselt tekivad, no selle kohta tänases Postimehes oli ka pikk lugu, et enamasti minu nägemuse järgi on tegemist tavaliselt liigse optimismiga. Selleks, et mull saaks tekkida, peab olema selline liigne optimism, kas selle sektori suhtes, selle hindade suhtes seal, et varade mullid tekivad tavaliselt siis, kui arvatakse, et hinnad saavad ainult kõrgemaks minna, eks ole, nii nagu see oli kinnisvarahindadel, nii nagu see oli Bitcoini hindadel, et küllap nad ikka veel tõusevad, et siis sellise optimismi ajal need mullid tekivad. Siis võib olla, et on liiga lõtv rahapoliitika ja see tekitab varade hindade mulli. Ja liigne laenuvõtmine andmine on tavapärasemaid mullide allikaid ja võib ka olla, et valitsuse poliitika tekitab valel ajal valed otsused tekitavad ka mulli. Et seda liigset, ekspansiivset eelarvepoliitikat, see ongi seesama, et kui eelmise kasvufaasi ajal siis mõelda, et kas peaks siis rohkem säästma, eks ole, kui majandus kasvab liiga kiiresti, on näha, et majandus läheb mulli, et siis peaks tegelikult valitsus olema see, kes võtab natukene seda mulli vähemaks ja säästab ja tekitab siis selle reservi, et seda natukene vähendada. Ehk siis aga kui sealt omalt poolt nagu auru juurde pannakse ja tehakse valesse kohta rahasüste, et siis võib tekitada valitsus ise ka selle mulli. Ja kui me praegu nagu vaatame neid eeldusi, et kas need nagu peavad paika, siis punkt 1, liigne optimism, et kui me nagu loeme iga päev ajalehest, et meil on mull ja kohe tuleb krahh ja šallallaa, eks ole, et siis mulle tundub, et pigem on nagu liigse pessimismiga tegemist, et optimismist on asi nagu üsna kaugel. Aga tõepoolest on sellisel tingimused olemas, et lõtv rahapoliitika loob kindlasti pinnase, kus võivad mullid tekkida, kui neid ei ohjata õigesti. Et mullid võivad tekkida siis kas varade hindades ja see on tavaline, mis juhtub, eks ole, liigselt lõdva rahapoliitika tingimustes ja mõnedes riikides ka on see kindlasti ka juba juhtunud, see oleneb, eks ole, kohalikust poliitikast, et kui palju see rahatrükk lõpuks jõuab siis ikkagi nendesse varade hindadesse, oleneb kohaliku majanduse sellest olukorrast. Või siis võivad tekkida mõnes sektoris või siis majanduses tervikuna. Et kui nüüd mõelda, et kas näiteks võiks olla varade hindades mull, siis ma vaatasin Eesti kohalikku olustikku, millest väga tihti räägitakse, sest kõigil on meeles
nagu me siin ka kuulsime, et pankadel eriti on hästi meeles, kuidas see eelmine kriis ikkagi tulenes sellest kinnisvarasektorist ja selle suhtes oleks nagu eriti ettevaatlikud ja üldine nagu selline foon majanduses üldiselt ka. Et kas seal on siis mull, et kas kinnisvarahinnad on liiga kõrged. Ja kui me vaatame näiteks seda kinnisvarahindade graafikut nüüd, siis ühelt poolt öeldakse, eks ole, et me eelmise tipu juurde oleme jõudnud, et kuna eelmine tipp oli nagu mull, et siis me oleme nagu nüüd mullis. Aga ma nagu sellist järeldust ei teeks, et nagu 10 aastat tagasi hinnataseme me oleme nüüd saavutanud lõpuks, et siis me oleme nagu jälle mullis, vaid siis me oleme nagu 10 aastat auku olnud selle taastamiseks, et see on ikka üks päris pikk august taastumine olnud sellest mulli lõhkemisest. Et see on täpselt see küsimus jälle, et kas meil teetass on ikka pool tühi või on see pool täis ja kus poolt vaadata, eks ole. Et kui me siia võime samamoodi tõmmata selle trendijoone peale, siis pigem oleme sellise nagu trendijoone peal, minu arvamise järgi. Ja kui need mulje nüüd hinnata selle suhteliste hindade baasil, et vaadata siis, et kas kinnisvarahinnad on liiga kõrged, siis hinnad on liiga kõrged täpselt siis, kui inimesed ei jaksa enam asju osta. Ja inimesed ei jaksa asju osta siis, kui palgad ei tule järgi. Ja nii kaua, kuni palgad kasvavad normaalselt, nii et inimesed jaksavad kinnisvara osta, siis kinnisvara ei ole kallis. Ja selleks võib kasutada seda indikaatorit, keluosamete hinnad suhtesse keskmisesse palka ja see indikaator näitab, et meil siin pärast kriisi nagu ei ole nagu väga palju kallinenud need eluasemed inimeste jaoks. Et inimeste ostujõud on endiselt ikkagi väga heal tasemel. Jaksavad osta küll. Siin ongi see küsimus, eks ju, et kas palgad on siis ka mullis, eks ju. Et kui palgad lähevad mulli ja inimesed ei jaksa osta, siis see on jällegi see majanduse mulli teema. Ja see, kas majanduse mullis tuleb vaadata siis, et kas majandus suhteliselt teiste majanduste suhtes on jätkuvalt konkurentsivõimeline ja seda me saame vaadata siis sellest, et kas me suudame jätkuvalt eksportida, kui eksport enam ei lähe, ei edene kuidagi moodi, siis ilmselt on midagi juba häda majandusel. Aga nii kaua, kuni eksport ilusasti kasvab kõik, tundub, et toimib. Ja selle kohta on isegi püütud teha näitajaid, et kas kinnisvaras on mull, üks näitaja on tehtud sellise panga poolt nagu UBS erinevate riikide kohta. Ja see joonis on küll tehtud mõni aeg tagasi, et tegin selle, ma arvan, et üle aasta tagasi. Aga selle ajaga kindlasti on vahepeal võib-olla natukene mulli nii-öelda juurde tulnud, aga see pilt, mis siin aasta aega tagasi oli, näitas, et väga vähestes riikides on kinnisvara mull hetkel, ehk siis kinnisvara mulli loeti sel hetkel siis justkui nagu olema Rootsis ja Londonis, Kanadas ja Austraalias sinis kergelt. Aga üldises plaanis nagu globaalselt sellist kinnisvara mulli ei tundu olevat, et see, mis mul eelmine kriis oli siin 2008, siis oli väga globaalne kinnisvara mull, mis korraga kokku kukkus ja tekitas igal pool raskusi. Ja see, kui mõnel turul nagu mull kokku kukub, siis see nii suuri raskusi ei tekita teiste riikide, sest teistes riikides on endiselt olukord okei. Mullid on ka alati niimoodi, et need on sellised lokaalsed mulje tekib ikka siin ja seal ja kui mõni nendest vahepeal üksikult lõhkeb, et siis see nagu ei pruugi nii suurt mõju avaldada teistele riikide. Aga seda mõju ei tea ennem, et kui ei ole seda põhjalikult uurinud, kust kaudu see nagu tulla võib, sest osad mullid tulevad ka täiesti ootamatutest kohtadest jõuavad ikkagi kohale. Et näiteks mida siis selle indikaatori sees on kasutatud näiteks kinnisvara hindade mulli indikaatoris, et see on sellesama UBS-i siis indikaator. Et need samad suhtelised hinnad jällegi, et vaadata siis, et kas on siis need hinnad, kinnisvara hinnad versus teised hinnad liigselt paigast ära jäänud. No, teised hinnad on siis näiteks üürid või siis inimeste sissetulekud, nagu juba räägitud sai. Või siis laenubuumid, mille siis vaadata need muutused eluasemete laenude osakaalus, või siis majanduse moonutusest, mis tähendab tulenevad siis kas laenubuumidest, ehitusbuumidest või mingisugune sektor läheb nagu väga proportsioonist välja majanduse suhtes. Ja muutused ehitussektori osakaalus ja suhtelised hinnad versus maa. Et sellised näitajad siis pandi kokku. Ja ma vaatasin need samu näitajaid ka Eesti suhtes. Ma rääkisin, et ma arvutan kõike, jah? Ma arvutasin seda.
Tallinn ja versus maapiirkonnad. See ala, mis on värvitud siis halliks, on siis see, kus nii-öelda võib öelda, et oli selline buumiperiood siis kinnisvara osas. See on hinnanguline. Et see indikaator on siis sellisel ajal oli seal allpool ja praegusel ajal on ta siis seal ülevalpool, ehk siis ei näita buumi. Siis sissetulekute suhtes kinnisvara hind, et samamoodi jälle see indikaator sellest buumiaegsest tasemest ikkagi märksa rohkem teises kohas. Siis eluasemete laenude osakaal SKP-s, et see on nagu eriti vähe suurenenud viimasel ajal, ehk siis see on pankade äärmine konservatiivsus, mis siin välja lööb, et pankadel on ikkagi väga meeles see kriis ja vaadatakse kinnisvarasektorit ikkagi minu meelest päris sellise terava pilguga, et see asi jällegi ei korduks. Ja seetõttu need laenud ei ole ka väga palju siin suurenenud. Et väga raske on tulla nagu kinnisvarakriisi sellisest kohast, kus varem ei ole nagu üles kerkinud mulli. Ja seetõttu nagu ma ei usu sellesse kriisi tulekusse praegusel hetkel sellest kohast. Siis ehitussektori osakaal SKP-s, et kui see kriisi ajal või see buumi ajal oli siis ikkagi selline väga kõrge, siis praegusel ajal mitte eriti. Siis suhteliselt üüride suhtes, et see on nagu suhteliselt konstantne olnud kogu aeg. Et kui me mõtleme, kas mõningis sektoris võiks mull olla, siis räägitakse tihtipeale ehitussektori mullist ja ma võrdasin siis praegu lisandväärtuse või seda SKP osakaalu siis ehitussektor versus terve majandus, et kas on nagu see osakaal suurenenud, et siin buumi ajal oli seal märksa suurem, et tõepoolest nüüd siin pärast kriisi taandumist, et siis tõepoolest see ehitussektor nagu proportsionaalselt kiiremini läks käima, aga ta nagu ei läinud selliseks üle võlli, et see rahunes nagu maha ja praegu on uuesti natuke rohkem siis tulnud seda ehitussektorit peale. Et sellised nagu väiksed alged on, et kust võib sellist kerget sükest algust aimata, buumi algust, aga see sõltub jällegi edasi sellest muude osapoolte, turuosapoolte tegevusest, et pankadest ja valitsuse otsustest ja et kuidas see edasi läheb. Et praegusel hetkel nagu, ma ei arva, et see nagu veel ohtlik oleks, et pigem on see olukord selline sarnane 2003, kus algus oli nagu käes, aga see olukord, kas see palgakasv läheb jällegi nii kiireks ehitussektoris, et see olukord on täna hoopis teine, et täna näiteks on ju, tulevad peale välistööjõud meile ehitussektorisse päris palju, mis seda palgakasvu ei ole üldsegi mitte nii palju üles kerinud, kui see oleks võinud, nagu see juhtus eelmise buumi ajal. Siis kõik ülejäänud sektorid, mis ma vaatasin, olid täiesti nagu rahulikus harmoonias kogu majanduse käekäiguga, ehk siis mingisugust ebakõlaselt ei paistnud. Et üks asi, mis said silma hakkas, oli info- ja sidesektor, kus sellise joonise põhjal võiks arvata, et on tegemist väikse mulli algusega. Aga tegelikkuses on see lisandväärtuse kasv, see tähendab seda, et tegelikult on just see soovitav areng, mida me oleme tahtnud, ehk siis, et suureneks selliste sektorite osakaal majanduses, mis reaalselt nagu lisandväärtust annavad ja on sellise kõrgema lisandväärtusega sektor. Ja see ongi tegelikult, see pilt on pigem nagu, ma ütleks, mitte mull, vaid majandusedu. Et meil on nagu sellised sektorid hakkavad tooni andma majanduses. Ja kui lisandväärtus siin kasvab nii palju, siis tähendabki see, et see ongi võimeline seda palka maksma ja loomulikult hakkab see siis palka lõpus vedama, kui ta piisavalt suureks saab, et praegu ta on liiga väike selleks, et seda majanduse mulli nii-öelda vedada või mingisugust kriisi tekitada. Aga kui see peaks kasvama piisavalt kiireks, et siis on see koht, kust sellest võib ka mingisugune väike mull tekkida. Ja